Tšau, tšau. Mina Ülle siin Taroka stuudiost ja täna ma siis teen sellise eksperimendi Fookuse kompassi kaartidega, kus ma võtan 2026 jaanuarikuu igale sodiaagi märgile ühe siit Fookuse kompassi kaardi. Ja minul endale on ka see uus kogemus, ma ei ole varem seda katsetanud ja eriti veel sodiaagi märkidega. Fookuse kompassi kaardid said loodud koostöös koos ettevõtjate mentori ja coachi Kadri Keermega ja kujundusega tegeles väga edukalt Külli Keerme assistent. Ja vaatame, mis siit siis tuleb põnevat, ega mina ise ka ei tea. Ja alustame nagu ikka siis jäärast 2026. Kuhu seada siis fookus, mis on oluline, mis on tähtis, kuhu seada fookus, jäärad. Nii, selline kaart. Unustasin veel öelda seda, et nendes kaartides on 56 kaarti ja 56 minu maalitud originaalmaalidest pildid on siin peal. Ja ma näitan pilti ka alati ja see pilt töötab metafoorkaardi meetodil, et kui sina seda pilti näed, siis mida see sinu jaoks käivitab, mis mõte, mis emotsioon, mis tunne. Et kindlasti märka ka seda, mis su kehas toimub. Ja mina loen sulle teksti siit. Kui sa tead, aga sa ei tee, on see sama, mis üldse mitte teada. Mõtle, millist teadmist sa pole veel rakendanud, et soovitud tulemusi luua. Alles siis, kui viid oma teadmise tegudesse, muutub see sammuks, mis viib sind lähemale sindu enda keskmele. Et mis siis viib sinu enda keskmele lähemale? Järelikult see on oluline. Võtsin juba teised kaardid ka automaatselt. Ei, täna on ainult Fookuse kompassi kaardid. Nii, siis edasi on sõnn. Ma tõstan need kõrvale siia. Ma ei anna ühele... et korduskaarte ei oleks, on ju. Sõnn ja jaanuar. Kus on sinu fookus? Või võiks olla? Selline kaart. Sõnn julge teha otsuseid ja seada piire. Jah, selleks on vahel vaja öelda ei. Selleks, et toimiks, sea esmalt ise endale piirid. Öeldes millegile ei, saab miski muu võimaluse, millele sa sellega jah ütled. Väga hea, mõtle vabanev, eks ole. Kui sa ütled ühe asjale ei, siis millele sa siis jah ütled. Nii, järgmine on kaksikud. Kaksikud ja jaanuar, kuhu fookus seada. Nii, kotkas. Lind, kes istub puu otsas, ei karda oksa murdumist, sest ta ei toetu oksale, vaid tiibadele. Kus on sinu toetuspunkt? Sina ise oled oma elu kõige tähtsam projekt. Ära unusta, et sina ise oled enda kõige tähtsam projekt. Edasi on vähk. Nii, vähid, kuhu seada jaanuaris fookus. Selline kaart. Mida sümboliseerivad sinule kukk ja kana? Väga siukeste rõõmsa silmavaatega on siin mõlemad. Ära luba inimestel, kes on oma unistustest loobunud, keelata sinul oma unistustele järgnemast. Leia enda ümber inimesed, kes seisavad sinu selja taga ning toovad välja sinu parimad küljed. No nii, vähk. Vaata, kes on sinu ümber ja kes toovad välja sinu parimad küljed. Edasi on lõvi. Vaatame siis lõvi ja jaanuar, lõvi ja jaanuar.